mitte kunagi ära mine magama niimoodi, et sa pole sisse andnud taotlust. Sest kui sa uinud nii, et su alateadvusele pole antud käsku, siis sa annad oma järgmise päeva ja kogu oma elu üle autopiloodile. Ja mida teeb autopiloot sinuga, on see, et ta taas toodab sulle iga jumala päev eilset. Täpselt samad hirmud, samad mõtted, samad reaktsioonid, samad stsenaariumid. Suurem osa inimesi elab nii, nagu ta elab, mitte sellepärast, et nad tahavad, vaid sellepärast, et nad jäävad iga õhtu magama nii, nagu nad on harjunud. Aga uni ei ole lihtsalt uni ega puhkus, vaid see on programmeerimine. Kui su keha uinub, siis su mõistus laseb vabaks kontrolli ja lavale astub alateadvus. Ja alateadvus sel hetkel küsib sinu käest kogu aeg ühe ja sama küsimuse, mida me kordame homme. Ja kui sul ei ole talle mitte midagi tarka vastata, siis ta kordab sulle lihtsalt seda vanu probleeme, vanu defitsiite, vanu ootusi, vanu nõrkusi, vana sellist sehkendamist. Ja just sellepärast on inimesed aastate pikku justkui nagu käivad ringi ühes ja samas tiirlevad nii-öelda ühes rattas, et isegi kui nad nagu loevad või teavad või kuulavad neid asju ja ütlevad päeva ajal, et ja me teame seda kõike, aga õhtul jätavad tegemata ühe olulise asja, siis nende elus suurt midagi ei muutu. Vaatamata sellele, kui targad nad päeval on. Ja sellepärast on mul sulle praegu päris asjalik soovitus. Proovi seda, et mitte jääda vanasse seisundisse kinni oma elus, siis see uus seisund kujuneb sul just nimelt enne, kui sa magama jääd ja viimased sinu mõtted enne uinumist ei ole lihtsalt sinu mõtted, vaid need on korraldused, need on käsud sinu alateadvusele. Ja sinu alateadvus ei tööta loogikaga. Sinu alateadvus töötab kujunditega. Tal on vaja suunda, kuhu oma see nii-öelda kujutlusvõime edasi juhtida. Ja sellepärast oled sa kohustatud, vot nii ütlengi just nimelt kohustatud, kui sa tahad oma elus midagi muuta, siis tegema järgmist asja iga kord enne, kui sa magama jääd. Sa aeglustad, sa võtad maha kogu selle mürafooni, mis sul on päeva jooksul sinuga kaasas käinud. Sa teed ennast nii seest kui väljast kogu infost kenasti puhtaks ja esitad oma alateadvusele hästi lihtsa ja konkreetse küsimuse. Ja see peab olema tõepoolest esitatud niimoodi, et su alateadvus teaks, kuhu liikuda. Mis tähendab seda, et kui sa ütled alateadvusele, ma tahan raha, siis ta ei oska sellise taotlusega midagi teha, see pole taotlus, vaid lihtsalt tahtmine. Aga kui sa ütled alateadvusele niimoodi, et palun näita mulle järgmist sammu, mis viib mind lähemale minu finantsvabadusele. Või näiteks, ma tahan armastust, ei ole ka päris õige öelda, aga palun näita mulle, missuguseks ma pean muutuma, et armastusel oleks ruumi minu kõrval. Või siis, kui sul maadled oma probleemidega, siis mitte niiviisi, et teeme nüüd nii, et neid probleeme ei ole, koristaks need kõik ära, vaid siis häälesta mind palun selliseks ümber, et need probleemid enam minu elus ei korduks. Siis su alateadvus kuuleb sind. Ta ei ole su soovide täitja, vaid ta on su reaalsuse arhitekt. Ja kui sul on antud ülesanne oma alateadvusele, aga ei ole antud
uut, kui sa ei ole uues seisundis ja kui sa ei ole oma taotlust selgelt väljendanud, siis ta töötab vanade tööjooniste järgi ja sealt midagi uut ei loo. Sul on oluline jääda magama selle taotlusega, ehk siis kordad seda taotlust täielikus vaikuses, täielikus mürast vabas seisundis, juba oma alfa lainetel või teeta lainetel, nii nagu sa hakkad vajuma, ja sa uinud selle viimase küsimusega, sa uinud oma taotlusega. Ja sa pead teadma, et alateadvus ei täida sinu soove, vaid ta loob sinu reaalsust, mis tähendab seda, et ta hakkab sulle vastama mingisuguste märkidega, mingisuguste huvitavate ideedega, mingisuguste kokkusattumistega, mingisuguste impulssidega, mingisuguste uute seisunditega, mida sa ei ole varem kogenud, või sa teed midagi niisugust, mille peale sa varem polekski tulnud. Nii et see kõik on osa sellest protsessist, osa valikust. Sellepärast täna, kui sa jääd magama või kui sa lähed voodisse ja enne kui sa magama jääd, siis puhasta ennast kogu sellest nii-öelda päevamürast ja ütle alateadvusele, anna sisse lihtne taotlus. Ja sa võid öelda, et ma olen valmis uueks tasandiks. Ma olen valmis edasi liikuma, näita mulle palun teed ja ma usaldan seda protsessi. Ja kui sa selle oled ära teinud, kui sa oled oma alateadvusele andnud korralduse ja käsu, võid sa rahulikult magama jääda, sest alateadvus toimetab sinu eest ise edasi. Ja sul jääb üle järgmisel päeval oodata märke, kokkusattumust ja korrata oma praktikat igal õhtul, enne kui sa magama jääd. Tee seda ja vaata, mis muutub.